Viimastel päevadel on toimunud päris huvitavad sündmused. Näiteks võtame kas või eilse päeva, 22. oktoobri. Ja inimesed pildisid üle Eesti väga huvitavaid pilvi ja nendega seotud nähtusi. Lisaks esines veel õhtul mõne pool väikest ja oli hiidrahet, mis siis annab märku üsna suurest ilmamuutusest, mis siis toob tormi, võib-olla isegi toob märga lund ja muudab siis üldse liiklemise ja sellise väljas olemise keeruliseks. Aga alustame kõigepealt siis nendest piltidest, mida siis eile 22. oktoobril üle Eesti pildistati. Esimesel pildil on näha siis sellist punakat taevast, umbes päikeseloojangu paiku Tartus. Üldiselt kõige tugevamad, võimsamad need vööndikujulised pildid tulid just Tartumaalt, aga ka Virumaalt ja mujaltki. Need on sisuliselt jugavoolupilved. See tähendab seda, et nad liiguvad kuskil seal 6-9 kilomeetri kõrgusel ja 6-9 kilomeetri kõrgusel ja seal on siis õhu liikumise kiirus praegusel ajal 300, isegi 400 kilomeetrit tunnis. See on siis märk aktiivsest, tsüknaalsest aktiivsusest või protsessist. Siin on nüüd näha neid samu pilve vööndeid, kiudrünk ja kõrrünk pilved on nad siis, ja seal on näha ühte sellist nagu ümargust ava või auku. See on siis pilvelumestuseks nimetatakse. Juhtub see siis, kui näiteks lennuk lendab läbi sellise pilvekihi, kus veetilgad on tugevasti alla jahtunud, ehk siis vesi on vedel, aga selle temperatuur tilkadena siis seal pilvedes on -20, -30 kraadi ja võib-olla isegi madalam. Aga need veetilgad ei jäätu. Järgmisel pildil on näha seda lähemalt, seda sama kohta. Ja seal on siis ilmselt mingisugune lennuk läbi lihtsalt lennanud. See lennuk tekitab siis häiringu ja need piisad siis kontsentriliselt nagu hakkavad jäätuma ja langevad siis sademetena välja ja siis tekitavad sellise pilve avause. Nüüd sellel pildil on näha natukene varasemal, kelle ajal seesama pilvevöönd, need jugavoolupilved siis, ja seal on siis selline laineline pilvestruktuur, ehk siis ilmselt tuulenihkaga tegu, õhukihid liiguvad eri kas kiiruse või eri suunas lihtsalt ja siis panevad siis nagu selle õhu lainetama ja kui seal on pilvi, siis need pilved on ka lainelised. Ja lisaks on see üks huvitav nähtus oli veel, mida päris palju pildistati, see nimelt on pilvede irisatsioon ehk küütlemine. Siin pildil on ta siis näha suumitult, kus siis on näha, et on nagu vikerkaare värviline helendus nendes pilvedes. See tekib siis, kui need pilved koosnevad väga ühtlase suurusega pisikestest kas jääkristallidest või veetilkadest ja need veetilgad siis tekitavad siis valguse diffraktsiooni nähtuse. Ehk siis seal need valguse lained siis omavahel siis kas siis võimendavad või nõrgestavad üksteist ja tekitavad siis sellise kena nähtuse. Sarnane nähtus on tegelikult ka, kui õli läheb, ütleme asfaldile või vee peale, siis tekib ka see irisatsioon. Siin on nüüd näha neid samu pilve siis vööndeid natuke teise nurga all ja Hiiumaal, et need olid tõepoolest praktiliselt igal pool Eestis eile nähtavad, aga siin on lihtsalt see natuke teine vaatenurk. Ja see jääb siis juba kagunurka, Kagu-Eestis see tähendab. Ja seal on siis seesama pilvevöönd, siis seal all metsa kohal õrnalt näha. Aga üks teine nähtus on selle pildi veel, nimelt videviku-kiired. Ja need on siis nagu lehvikjalt hargnevad valgusvihud, mis siis tulevad kas kuskilt silmapiirilt või mõne pilve tagant. Ja tekivad lihtsalt sellepärast, et õhk ei ole kunagi täiesti puhas. Seal on alati tolmu osakesi, natukene võib-olla veetilku, mis iganes osakesi ja need siis hajutavad valgust seal kus siis nagu
päikesekiirgus näiteks läbi pilveavade pääseb ja mujal, kus ta siis ei tule läbi pilveavade, siis seal on siis nagu valgustamata tuuma ala, seal siis seda hajumist nagu ei ole, et see on tegelikult selline hajumisnähtus ja tuleb paremini esile siis, kui jah, atmosfääris on neid veeosakesi. Aga nüüd ilmaga on nüüd selline asi, et need huvitavad nähtused ju tegelikult viitavad sellele, et atmosfääris toimuvad aktiivsed protsessid. Et näiteks ma vaatan praegu siit ilmakaardi pealt, et me jääme sellisesse nähtusesse nagu siis tsüklonite seeria, ehk siis järjestikku tekivad tsüklonid või osatsüklonid ja nad siis liiguvad üksteise järgi jadamisi. Ja üks sellisest tsüklonitest tõi siin üleeile õhtuks päris tormisi ilma, eile oli rahulikum, aga praegu juba on uus tulekul. Et viimase ilmakaardil on selle kese juba Läänemere kohale jõudnud. Ja tegelikult ilmuga läks pärast eilseid ilmamuutusi järsult külmaks. Näiteks üks pilt on veel Rakverest, see on nüüd see hiidrahe pilt, et seda vaataks ka, et siin see siis kaasas, kui külm front oli juba just üle läinud, taevas hakkas selginema, aga järsku arenesid konvektsioonipilved ja Soomes oli äikest näiteks, aga Eestis siis saadi mõne pool isegi, no siin on kirjas 2–2,5 sentimeetrisi raheteri, et näiteks see on siis Harjumaa idaosas ja siis Lääne-Virumaal, kus siis sellised suured rahetükid tulid, et tavaliselt on need ikkagi suvistel äikesetormidel iseloomulikud. Aga no praegu seal on õhk juba nii jahe, et see lihtsalt ei jõua ära sulada ja siis võib see rahe jõuab ka lihtsalt suhteliselt suuremate tükkidena maapinnani välja. Et suvel ta lihtsalt sulaks selle sooja õhuga üles, siis peavad need rahetükid ikka väga suured olema, et nad sellistena jõuaksid maha. Aga ilmaga siis jah, et ilm nüüd on muutunud meil tormiseks, hilissügiseseks ja näiteks Ruhnu saarel juba märgiti, et sadas isegi märgalund näiteks. Et kui nüüd vaadata seda, mida nüüd see tsüklon, mis meil praegu Läänemere seal, igaks juhuks ma ütlen, et praegu meil ikkagi täna öösel ja niimoodi ikkagi lund oodata ei ole, et see lihtsalt oli saju alguses, oli see temperatuur hästi madal ja siis jõudis osaliselt tahkena maapinnani, aga õhutemperatuur on praegu tõusnud siin paar kraadi, ma vaatan, et praegu siin Ruhnul oli Ruhnu ja Kihnu saartel näiteks kuni 8 kraadi sooja. Et see tsüklon paistab, et ta tuleb otse üle Eesti ja see tähendab siis seda, et meil tuul küll tugevneb esialgu, aga siis võib ilm olla lühiajaliselt, ütleme öisel ajal vara hommikul tuule vaiksem ja siis tugevneb uuesti tuul, aga siis on ma vaatan, see tuulesuund peaks olema ikkagi kirdest põhjast, et jällegi lörtsi võib tulla, märgalund võib lühiajaliselt tulla, et külm õhumass siis tuleb tsükloni tagalas. Ja see tsüklonite seeria siis on meil selline nähtus, kus iga see järgmine tsüklon liigub eelmisest lõunapoolsemat rada pidi. Ehk siis praegune seis tähendab seda, et õhutemperatuur langeb siin päev-päevalt ja üks tsüklon paistab ja tulevad siin nädala lõpus ja see vist liigub kas üle Eesti lõunaosa või Läti, et sellisel juhul võib tõesti arvestada, et võib-olla 28. oktoobril on isegi lumimaas, et et selles mõttes peab arvestama, et ilm jääb siin külmemaks tunduvalt ja Vanalinna-Eesti suvi on selle korraga läbi. Kõige suurem ongi nüüd lumeoht praeguste prognooside järgi kuskil 28. kuni 30. oktoobril ja siis läheb uuesti soojemaks, et tsüklonite seeria lõpeb ära ja siis tuleb asemele ilmselt
kas siis algab uus tsüklonite seeria, mis toob siis, kuna nad liiguvad Eestist põhja poolt, siis ta toob lihtsalt ookeanilt sooja õhumassi kohale ja õhutemperatuur tõuseb. Need selline lumeoht on jah, meil siin just nädala lõpus, uue alguses, 28. kuni 30. oktoober. Aga see lumi on ka selline, et ta on ikkagi tõenäoliselt lihtsalt selline, märg lumi, et maha ta tõenäoliselt ei jää, et võib lihtsalt näha, et on tahked sademed, aga lumikatet ta nagu ei moodusta. Siiski selle prognoosi usaldusväärsus on väga madal, et näiteks ma vaatan ühte siin allikat, kus on näha, et usaldusväärsus on ainult 5–10%, 30–31. oktoober ja nii madalat usaldusväärsust ma ei ole siin aasta jooksul kordagi näinud. Et me võime siin suht kindlalt öelda seda, et kuni nädala lõpuni ilm jaheneb, on selline suht sajune kõle ja siis tuleb 28. oktoobril siis see tsüklon, mis liigub ilmselt kas üle Eesti lõunaosa või siis Läti, toob sademeid, võimalik, et osaliselt lumena ja siis ilm paraneb üürikeseks. Aga jah, mis nüüd edasi saab, et kas see nüüd, kui pikaks see külm periood nagu on, et kas ta jätkub veel novembri alguses ka või mitte, seda nagu ei tea, aga novembri algus on jällegi tunduvalt soojem, et selle rende-rehvi vahetusega on ka niimoodi, et kui et tuleks hea ikkagi mõnes mõttes võib-olla ära isegi vahetada, kui on hirm, et nüüd siin nädala lõpu suu alguses see lörtsi lihtsalt teedel on, et sellega võib arvestada küll. Siis kui on nüüd küsimusi kellelgi veel, et siis võib veel küsimusi esitada. Et meil on siin praegu otse-eeter, saab ka jooksvalt nendele vastata. Ja mida võib-olla veel öelda, et tegelikult ega nad talve kohta ükski prognoos väga külma talve ei näita, et tavaliselt on hilise talve algusega selline asi, nagu siin eelmine aasta juhtuski, et külmemad ilmad tulevad alles võib-olla veebruaris, märtsis ja niimoodi vastu kevad, et siin eelmisel talvel juhtus ju ka selline asi, et oli see polaarpööris jagunemine ja see tõi ootamatult väga karmid olud. Siis on siin üks vaataja küsimus ilmus, ma kohe vaatan, mis siin täpsemalt on. Kahjuks on see kättesaamatut, ilmselt ei ole mul siin ligipääsu sellele, et ta ütleb soovitud lehekülg ei saa hetkel kuvada. Aga küsimus on selle kohta, et ilmad on väga veidrad, eriti USA-s. USA-s on praegu tegutseb, eile õhtul oli 5. kategooria orkaan, mis lähenes Mehhikole, Põhja-Ameerikas siis, ja ohustab praegu siis neid Mehhiko rannikualasid ja jutt on siis läänerannikust. Ja siis on seal üks teine troopiline tsüklon ka, korra vaatangi selle kohta, et mis seis seal on. Eks tegelikult need nähtused ka, et milline see orkaanide aktiivsus on ja troopiliste tsüklonite aktiivsus, et see oleneb ju näiteks sellises nähtuses nagu lõunaossillatsioon ehk El Niño, La Niña, et kas siis Vaikse ookeani idaosa mõnikord perioodiliselt, õigemini mitte perioodiliselt soojeneb, iga seal kuskil 2–7 aasta tagant. Et siis on nagu El Niño aasta ja siis see tähendab ka muutusi näiteks orkaanide esinemissageduses, mõned alad muutuvad põuaseks, teised saavad üleujutusi. Eestit see küll eriti ei mõjuta, et me jääme, El Niño on ikkagi Vaikne ookean, et ookeani piirkonnas, et Eesti jääb ju täpselt maakera vastaspoolele, et siia võivad jõuda ainult sellised kaudsed mõjud. Aga iseenesest need orkaanid, mis seal on, et nad ei ole mitte midagi nagu sellist erakordset. Näiteks siin paar aastat tagasi oli ju orkaan Patricia, see oli üks teadaolevatest kõige intensiivsem. Ainult orkaan või siis taifuun tipp on 70ndate lõpus oli veel intensiivsem, et lihtsalt aeg-ajalt neid nähtusi esineb ka ekstreemseid, et selles mõttes see ei ole mitte midagi enneolematut, et on neid lumetorme, mõnikord ka üsna väiksetel laiustel on neid orkaane.
et lihtsalt inimesed panevad rohkem tähele ja siis leiavad ikka rohkem kajastust, et varasematel aegadel ju ei olnud lihtsalt neid levimis-uudiste ja meediakanaleid nii palju. Oota, siin on nüüd saadeti mulle uuesti see asi. Jah, need pilved, mis siin nüüd on näha, need on tavalised kõrgründpilved, sellised, kuidas ma ütlen, nagu lainevired liivarannas võib olla või liivas, sellised lainelised pilved. Need tekivad tavaliselt pilveliigi, üks 10 pilvede põhivormist ehk kõrgründpilved. Nad on suhteliselt tavalised. Need lainepilvedes, mis tekivad, et need on siis lihtsalt kas tuulenihe, ehk siis seal õhukihid liiguvad eri kiirusega ja tekitavad siis selle õhus sellise lainetuse. Mõnikord näiteks õhumasside piirialadel võib seda olla või kui on inversioonikiht näiteks või midagi sellist, et siis esineb sellist olukorda, kus õhukihid liiguvad erineva suuna ja kiirusega. Ja kui nüüd need pilved jäävad täpselt sinna sellele piirpinnale, kus siis õhukihid erinevalt liiguvad, siis on see pilvedes selline lainetust näha ka. Et see on selline täiesti tavaline asi. Et seal nagu midagi erilist ei ole. Nii, vaatame, kas veel midagi on siin tulnud. Jah, praegu vist on nüüd kõik nende kuulajate küsimustega. Igatahes ma loodan, et ilmad ikkagi meil siin väga selliseks suureks ohtlikuks ei muutu. Võib-olla lõpetuseks veel mainiks seda, et praegu on Hispaanias ju seal Katalonias ralli ja toimumas nädala lõpus. Ja mina teen neid prognoose. Ja seal on siis niimoodi, et Hispaanias ka muutub ilm talviseks, et kuidas ma ütlen, kui praegu on seal 25 kraadi, siis nädala lõpus on võib-olla ainult 10 kraadi sooja, et seal on päris äärmuslik ilmamuutusi nüüd siin nädala lõpus oodata. Aitäh kuulamast!